Tere, minu nimi on Alia, ma olen 16 ja ma õpin 10. klassis. Tere, minu nimi on Sofia, ma olen ka 16 ja ma õpin 10. klassis. Ja me oleme Tallinna Lilleküla gümnaasiumi õpilased. Podcastis valime trendikaid teemasid ja arutame neid, räägime oma vaatenurgast ning põhimõtteliselt suhtleme ja jagame infot. Täna podcastis räägime teenimisvõimalustest ja hästi tasustatud ametitest. Tänapäeval tahavad kõik saada head, huvitavaid ja suuri palgaga tööd, kuid kahjuks ei ole me kõik ärimeeste lapsed. Ja kahjuks. Ja esimene küsimus, millest me täna alustame, on kas me hakkame kuidagi raha teenima? No, üldiselt on teismelisena töötamine raske, sest meil on kool, meil on probleeme, mis vajavad lahendamist, aga kui sa tõesti armastad oma tööd, siis ei tekita see sulle nii palju probleeme kui võiks. Ja mul on just selline töö. Töötan matemaatika eraõpetajana ja ma armastan oma tööd ja olen uhke, et saan aidata õpilastel materjalist aru saada. Aga mida sa võid öelda, Sofia? Jah, olen täiesti nõus, et õppimise ja töö üheldamine on raske ja ka närvisööv. Seetõttu otsustasin praegu pühendada oma aja täielikult õppimisele. Aga pärast gümnaasiumi lõpetamist on mul plaanis minna ülikooli õppima ja samal ajal töötama. Teine küsimus, mis meid huvitab, on, kelleks me tahaksime saada ja kas see eriala on aktuaalne. Varem mõtlesin psühholoogiks saamise peale, kuid nüüd olen kindel, et tahan jätkata oma karjääri õpetajana. Õpetaja amet on alati aktuaalne, eriti viimastel aastatel, kui üsna vähem inimesi on nõus väikese palga eest õpetajana töötama. Jah, kahjuks saavad õpetajad liiga vähe palka, seepärast ma ei tahagi õpetajana töötada. Okei, selge. Okei, tegin nalja. Olen alati unistanud õeks saada, sest tahan inimesi aidata ja nende tervise eest hoolitseda. Arste napib tänapäeval ja õdedel on patsientide hooldamisel oluline roll. Minu ammumine unistus on olla osa sellest hoolivast ametist. See on väga kasulik eriala, kuigi raske. Mul on hea meel sinu valiku üle. Kuna me räägime praegustest ametitest, siis millised neist on tänapäeval aktuaalsed? Minu meelest on populaarsed ametid tervisehoiutöötajad, IT-spetsialistid ja üldiselt kõik arvutiga seotud ametid. Ja, sul on õigus. Me oleme tehnoloogia maailmas, mis tähendab, et kõik tehnoloogiaga seonduv on asjakohane. Programmeerijad, IT-spetsialistid ja teised on tänapäeval väga nõutud. Isegi disainerid. Disainerid on ju erinevaid. Ühed vastutavad websaitide eest, teised rakenduste eest, teised reklaamide eest ja nii edasi. On veel üks väga vastuoluline küsimus. Paljud inimesed usuvad seda, et hea palgaga töö eeldab head haridust. On see nii? Ma ei usu, et hea töö saamiseks on vaja kõrgharidust. Ja mõnel juhul näiteks arstid ja psühholoogid peavad teadma, millega nad töötavad. No on palju ameteid, mida saate ise omandada. Lihtsalt istud kodus, ostad raamatuid või mingeid kursusi ja nendega saad meisterdada turundust, disaini ja nii edasi. Siin ma sinuga tegelikult ei nõustu. Heaks spetsialistiks saab, nagu ütlesid, raamatuid ja kursusi otstes. Kuid paljud tööandjad eelistavad spetsialiste, kellel on kõrg või vähemalt kutseharidus. Ma arvan, et paljud iseõppijaid ei saa hästi tasustatud tööd. Kuid on inimesi, kes saavad millestki aru ja teevad oma kursused, mille eest teised maksavad palju raha, isegi kui need kursused teile üldse mitte midagi ei õpeta. Okei, see on juba õiglane elu, saa sellest üle. Üldiselt on töö ja sissetulekute teema väga keeruline, kuid huvitav. Loodame, et kõigil on hea töö ja hea palk. Nii ka meil. Ja täna teiega olid Alia ja Sofia. Aitäh kuulamast!